Tere! Täna me räägime Lenovo jooga sülearvutist koos Pamelaga ja Pamela on joogainstruktor. Äkki sa räägid lähemalt endast natukene, ennem kui me arvutisse suundume? Nagu sa juba tutvustasid, siis ma olen joogatreener ning annan jooga funk treeninguid ning ka hands-on joogat ning sel pühapäeval sõidan ära veel Taisse, kus ma hakkangi õppima joogaõpetajaks, kus siis võib-olla saab veel mingid lisatrikke ja nippe, mida siis tulla siia Eestisse rakendama. Kas sa reisid palju muidu? No, enam-vähem, ma ei tea, kui palju on palju. Sa lähed Taisse reisile ja kas sa võtad sinna sülearvutiga kaasa? Selline plaan mul kusjuures oli, sest ma tahaksin jäädvustada seda reisi ka mitte ainult piltidega, aga ka videodega ning ka tekstidega, kuna ma tegelen ka kirjutamisega, siis see on minu jaoks väga oluline. Ja see, et mul kindlasti oleks kas siis paber ja pliiats või siis arvuti kuskil lähedal, kuhu ma saaksin siis mõtteid kirja panna. Kui sa sülearvutit valid endale, mida sa silmas pead seal valiku tegemisel? Minu jaoks on number 1, mida ma silmas pean ja mis kindlasti mille peale kõik IT-mehed ahetavad, on suurus. Kuna ma olen tegelikult hariduselt ajakirjanik, siis mul on oluline see, et ma saaksin arvuti väga lihtsalt ja hõlpsalt kuhugi kaasa võtta. Ja et oleks võimalikult kerge ja ma saaksin seda hästi käsitseda. Nii et see on minu jaoks kõige olulisem, et oleks väike ja kompaktne. Kuidas sul siiamaani sülearvutitega muidu on olnud? Lood on kehvad. Kehvad? Äkki sa räägid natuke lähemalt? Ma ei taha sest rääkida, see on nii jube teema. Nad lihtsalt kipuvad mu käes õhku lendama lihtsalt. Räägi mulle, mida sa enda arvutitega teed siis? Ma panen nad käima ja siis ma istun nende taga ja siis kõik, mis seal sees on, kaob iseenesest. Kas sa oled kuulnud midagi Lenovo sülearvutitest? Kuulnud olen, näinud pole veel. Nende sülearvutite eripära on see, et neid saab liigutada igast erinevates asendites. Vastavalt sellele, kuidas sinu enda soov hetkel on. Et sul on võimalik kasutada seda sülearvutina ja kui sul on näiteks soov vaadata filme või kellegile mingit asja ekraani pealt jagada, siis sa saad alati tõsta niimoodi telk asendisse ja jagada inimestega lihtsalt seda, mis sul ekraan parasjagu kuvab. Ja selle ekraani üks eripära on muidugi see, et seda saab puutetundlikuna kasutada. Ja see on kindlasti väga hea eelis tavalise sülearvuti puhul, et sa ei ole kinni selles ühes asendis. Et sul on võimalik olla palju liikuvam sellega ning palju rohkem ülesandeid sellega täita. Ja just kui sa näiteks reisile lähed ja soovid kuskil kohas seda sülearvutit kasutada, siis sa ei ole kinni selles positsioonis, vaid sa saad vastavalt oma vajadustele seda liigutada. Mis on oluline ka jooga puhul see, et sa ei oleks ühes positsioonis kinni, vaid oleksid pidevas liikumises. Jah, kindlasti. Nii et oma nime vääriline. Üks põhjus, miks ma sind täna siia veel kutsusin, oli selleks, et üks ülesanne sulle anda. Vaadata, kuidas sa saad hakkama sülearvuti matkimisega. Ehk siis, kuna see sülearvuti nii hästi paindub, siis vaatame, kui hästi sina ka paindud. Ja lisaks sellele, et see asi huvitavamaks teha, tulen ma ühinen sinuga ja vaatame, kui hästi minu see välja tuleb. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, et see on üks väga huvitav väljakutse. Proovime siis. Alustuseks ma annan sulle ühe lihtsa positsiooni. Nii sirgelt siis. See on siis päiksetervitus A, nagu ma näen, mis tähendab seda, et käed üles, keha on täiesti sirge ühel joonel. Tuleb välja küll. No ma ei tea, kas sul ka tuleb? Kohe saame teada. Keha on tugev, kõht sees, õlad all, pingest vaba, rinda mõnus. Tõstad käe, peapesad kokku. Väga ilus, super. Sa võiksid mul trenni tulla. Nice. Nii tehtud. Ma siis saan järgmise harjutuse välja pakkuda. Sina saad järgmise. No pakun siis arvuti jaoks lihtsa asendi. Paneme arvuti kinni. Ehk siis Paschimottanasana tuli ette painutus. See on tõesti väga lihtne ülesanne. See on väga kerge. Sa pead mind õpetama nüüd. Jalad ette, varbad suunatud üles, vaagen on tagapool ja nüüd paindud niimoodi nina vastu põlvi kergelt. Väga ilusti jalad sirged, õlgades pinget pole, nagu arvutilgi, nagu näed. Pingevabalt.
see on tõsine piinamine. väga ilus, peaaegu nagu Lenovo. Peaaegu nagu Lenovo. No, siis ma saan kohe valida järgmise positsiooni sulle. No nii. Mis on kindlasti ka väga lihtne sinu jaoks. See on ju allavaatav koer. Kannad maha, pea on vabalt, selg on sirge. No nii. Kuidas see käib siis? Allavaatav koer, kannad maha, käed ette. Just nii, selg sirge, lükkades tahapoole. Paraku Lenovo teeb siin vist praegu sulle ära. Lenovo teeb väga tõsist ära. Aga enam-vähem, kuule, kus just pole paha. Ma olen ise ka üllatunud, et ma suudan natukenegi painduda. Nii, aga... Ma annan sulle järgmise võimalusi selle teha. Proovime siis midagi sellist. Seda niimoodi püsti panna, aga see oleks siis niimoodi. Ma juba kardan seda positsiooni. Nii. Haara jalgadest. Istub maha. Ajad laiali, võtad varvastest kinni ja nüüd tõused tagumiku. Aga ma ei tõuse kuhugi. Ma võisin toetada siin tagant. No nii, pinguta nüüd, you can do it, noh. Ei tule välja. Selle koha pealt ma pean tõesti nii Lenovole kui sulle andma selle võidu siin. Kahjuks jah, see, noh. Aga ma arvan, et on üks positsioon, mida sa kindlasti ei suuda võita selles lahingus. No nii, oi, nii. Et siis pea vastu kannikaid, jah. Tead, ma ei tea, kas ma hakkan seda katsetama, sest ma tean, et see ei õnnestu. No aga proovi, vaata, mis välja tuleb. Hea küll, hea küll. Sest et mina pean ju ka seda proovima. Peaaegu, jah? Peaaegu. Igatahes rohkem kui minu hetke pärast. Nii, kuidas see käib siis? Ja mine kõhuli siis. Kõhuli. Nii, ja nüüd paned sujuvalt varbad vastu kukalt. Tõsta tagant jalad. Nii. Pole paha. Aga käed? Tõuka ennast kättega üles, pole ka rohkem. Hakkan kätte kõvarisid. Peaaegu. Okei, ma arvan, et see on piisavalt suur ülesanne minu jaoks, et ma hetkel ise sellega hakkama. Tundub, et selle väljakutse ikkagist võitis Lenovo. Tulid väga napid, tulid teiseks ja mina olen seal väga palju kaugemal. Aga tuleb tunnistada, et arvuti on tõesti painduv. Et paindub hästi ja on sul ka oma arvamusi peale seda väljakutset. Huvitav oleks seda katsetada, kas ta peale paindumisega sisuliselt väga head koostööd teeb ja ka seespoolt paindlik on. Selle väljaselgitamiseks saadki sa selle endale praegu kaasa võtta ja Taisse reisile kaasa võtta ja näha, kuidas ta töötab. Ma tänan väga. Aitäh, et saatesse tulid. Aitäh kutsumast.